Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Paljud kriitikud on öelnud, et see on vigane ärimudel või ärimudel ise ei tööta. Miks see on nii? On sellepärast, et paljud ei saavuta edu ja tulevad ärisse, lahkuvad, kui nad kohe seda edu ei saavuta. Ja see on ju samuti igas valdkonnas, et on inimesi, kes saavutavad edu ja kes ei saavuta. Paljudele inimestele tegelikult meeldib võrkturunduse üleüldine ärimudel ja eramustele meeldib see võimalus, sest nad saavad teha seda oma põhitöö või tegevusala kõrvalt, saavad alustada oma äri ja hakata siis seal valdkonnas oma äri ehitama, saavutama oma eesmärgid, teenida raha ja nii edasi. See oleks umbes nagu ravimifirma, kes siis proovib uut valuvaigistit, näiteks 100 inimese peal ja 10 inimest, kellel on siis see valu, tarbib seda ja ülejäänud 90 vaatab ja viskab selle tableti minema ja ütleb, et okei, see nagunii ei mõju. Ja minu arvates on siis see, et me võiksime tegelikult ainult sellele 10 inimesele, kellele näiteks 8 või 9 inimest, kes said oma valust lahti, võtta ainult need statistikaks, sest et ülejäänud 90 ju ei proovinudki seda. Sama kehtib võrkturunduses, et kui need ülejäänud inimesed on meie äris ainult nädal, 2 või kuu, siis see ei ole ju see, et kuidas me saame öelda, et need inimesed on teinud äri. Nad ei ole ju midagi teinud. Nad tulid siia nalja tegema. Nüüd, see on sarnane treeningule, kui sa lähed, ütleme, et on samamoodi 100 inimest, kes läheb trenni ja nüüd enamus inimesi käib seal 1 või 2 päeva, võib-olla teeb treeningut ja siis 2-3 päeva pärast lööb käega. Imelik on see, et keegi neist inimestest, kes käis ainult 2 päeva trennis ja ütleb, et jõusaal on paha, see ei tööta. Nad teavad, et jõusaal töötab. Nad teavad, et inimesed, kes näevad vaeva ja teevad seal pidevalt treeninguid, nende puhul on see okei. Ülejäänud 10 inimest, kes läksid jõusaali, võtsid asja tõsiselt, võtsid neile personaalse treeneri, lasid neile toitumiskava teha ja nii edasi. Ja nemad saavutasid edu, nemad jõudsid oma eesmärgini. Sama on ka võrkturunduses. Inimene siis parema meelega vaatab kas telekat, lööb niisama aega surnuks, mida iganes, aga tegelikult ei ole olemas kindlat sellist numbrit või protsenti, mis ütleks siis meie valdkonnas, et nii palju õnnestub ja nii palju ebaõnnestub. Et see ongi see, et kui inimene tegeleb sellega ainult 6 kuud, või vähem, siis ta ei jõua ju siin äris tegelikult üldse kohaneda, et võtta seda asja tõsiselt. Mis siis juhtub, et kui sa tegelikult 6 kuud või aasta, ongi see, et sinu statistika, miks sa ei õnnestunud teisel aastal, ongi see, et esimesel aastal sa ei võtnud seda asja tõsiselt. Kindel on see, et asi ei ole siis ju ärimudelis, kui osad õnnestuvad ja osad ei õnnestu. Kuidas siis osad õnnestusid? Järelikult ärimudel toimis. Need inimesed nägid vaeva ja tegutsesid selle nimel, et nemad oma edu saavutaksid ja jõuaksid oma eesmärkideni. Nüüd, enamus inimesi loobub siin nädala, 2 või kuu jooksul ja miks see on nii, on see sellepärast, et kas nende treenerid ehk siis ülaliin, kes kutsus nende oma meeskonda, ei koolita neid, ei õpeta neid välja, ei anna nii-öelda nõuandeid või inimesed loobuvad ise olles siis vähe huvitunud või laisad, mis iganes muu see põhjus võiks olla. Aga selleks, et siis teha seda ja teha piisavalt hästi, oleks vaja siis pühenduda. Kui sa oled siin äris vähemalt aasta, siis ma suudan sulle näidata, kuidas teenida kasumit, kuidas saada raha. Kui sa oled siin äris 3 aastat, siis saan sulle näidata, kuidas tõsiselt hästi teenida. Ehk siis võid sa juba ära tulla oma põhitöö või tegevusala kõrvalt ja pühenduda sellesse ärisse, kui sa soovid. Siis sul on rohkem aega oma tegevuste jaoks. 5 aastaga võiksid sa vabalt saada päris jõukaks ja aidata väga paljusid inimesi meie valdkonnas. 7 aastaga või enamaga on täiesti võimalik, et sa oled maailmas juba mitmetes erinevates riikides suur tegija, et siis sa oled juba tõsiselt professionaalne võrkturundaja. Küll aga see tähendab alguses 5-10 tundi iga nädal
siis tegevust oma põhitöö või tegevusala kõrvalt ja siis on see täiesti võimalik. Ja mis on oluline? Oluline on võtta üks kindel ettevõte, võib-olla tõesti käia, kuulata, võib-olla isegi olla mitmes erinevas võrkturulus ettevõttes, et jõuda selgusele, mis on see ettevõte, millega sina tahaksid hakata tõsiselt tegema. Loomulikult on mõistlik käia ja kuulata erinevaid presentatsioone erinevate ettevõtete poolt ja siis teha valik. Aga inimesed, nagu teada, õpivad oma vigadest, ehk siis tähtis, et inimene üldse õpib. Tähtis on see, et sa leiad meeskonna, mis on kõige olulisem. Ma kordan veel kord ühe korra üle, leia õige meeskond. Meeskond, kes sind koolitab. Meeskond, kellega sa tead, et sa tahad koos töötada. Meeskond, kellega sa hakkad koos oma karjääri looma. Ja meeskond, kus sa tunned ennast mugavalt. No pigem anna natukene järgi, mis iganes nendest toodest või teenustest, kui võib-olla need nii väga sulle ei meeldi, et sa vaatad, meeskond on siin lihtsalt nii tugev, et ma tunnen, et kui mina nüüd oma panuse annan, siis tänu nendele ja tänu minu panusele jõuan ma kindlasti oma eesmärgini. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!